No ma tean, et sa täna oled pikalt mööda Eestimaad ringi sõitnud. Mis kilometraažiks tuli täna? Oi sa poiss. Praegu on 600 ees. Aga kui veel tagasi sõita koju, siis tuleb veel 250 otsa, nii et 850-900. Et ma saan aru, et naudid sellist toredat mõnusat Eestimaa suve või kohtud valijatega juba? Ei, ma ei saanud öelda, kas ta just valijatega kohtumine on, aga igati pidi on põnev teada ja just käia kohtadel ja vaadata, kuidas moodi inimesed haldusreformiga maad jagavad ja kuidas moodi loogika ja seadus omavahel kokku põrkavad. Ja tähendab, mis on mõistlik, tundub jälle, et on ebamõistlik ja siis nagu inimestega rääkides ja lahti rääkides ja selgitades ja leides häid ideid, me saame nagu äkki selle haldusreformi kuidagi moodi õigesse rööpasse. Aga ma arvan, et tänane päev oli väga tulemuslik ja igastahes Seto kant ja see kant on seega väga väge täis seltskond. No rõõm kuulda, tervis peab ikka vastu. No jumal hoidku, tervis nagu purikas meid, võtab ainult hõbekuul ju. No ma olen jälginud sinu Facebooki postitusi ja seal sa paned ka, et vägi on meiega, natukene hirmutab see lause. No see on ju viikingite põhisõjahüüd Oodini eest ja vägi on meiega. Tähendab, et sa ju pead ennast kütma üles enne kui sa lähed põhimõtteliselt võimatuid ülesandeid täitma. No Valga maaga oled sina seotud ikka päris tugevasti. Sa oled siin lausa üles kasvanud. Ja ma mitte ainult kasvanud, ma sündisin ka siin. Sündisid ka siin. Ja lõpetasin Valga esimese keskkooli ja Valga laste muusikooli ja Valga laste spordikooli ja tegin siin oma esimesed huligaanitembud ja jõin oma esimese õlle siin ja tegin oma esimese suitsu siin ja kõik on siin. Ometigi mingil põhjusel tahtsid pealinna ära minna? Vaata, juhtus ikka lugu, et ma ülikoolis abiellusin, ja kuna perekonnas olid mõlemad keemikud, siis 2 keemikule Valgas tööd ei olnud. ja niimoodi minust saigi tallinlane. Ega ma sinna päris vabatahtlikult ja suure hurraaga ei läinud. Kui tihti Valga kanti satud? No mitte vähem kui 4 korda aastas. Kindlasti mitte vähem. Ma praegu antud juhul, kuna me tegeleme ja teeme siin praegu Valga oma piirkonna asju ja kõiki erakonna asju ja siis ma ikkagi olen 2 nädala tagant, 3 nädala tagant kogu aeg Valgas. Kui hea siin elada on? Siin? No sa ise ju näed, mida ma pean sulle seletama. Rahu, ilu, puhas õhk. Tähendab, väga toredad elab inimesed. Sellest ära? Puhas õhk, ma hakkasin kokutama praegu, on ju. Tegelikult kui nii, et ega sa elad täpselt nii ära, kuidas sa oled oma elu lati sättinud. Tähendab, et kui parasjagu sul midagi muud ei ole, ainult tangu, leiba ja silku, siis sellest on küll rohkem veel. Aga kui on juba natukene mingisugune seisukord teistsugune, mõtleks, tahaks nagu mingid muu asjaga juurde saada, tahaks soolalihaga saada, eks ole. Ja siis, kui eriti veel tehaks sulle alkoholiparadis kõrval lahti, eks ole, no miks mitte väikene õlu võtta, mis on 2 korda odavam kui Eestis, eks ole. Ja tehakse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult, kui ma täna siia sisse sõitsin, siis esmalt, kui tuli see Valga silt, siis enne seda oli Alko 1000 reklaam, et on see mõistlik niimoodi enne Valgat üles seada? Kas sa näed, tähendab praegu arenevas Eestis väga palju mõistlikke asju? Ega nagu eriti vahetevahel nagu otsid lausa kohe, et mis asi nüüd mõistlik oleks. Aga antud juhul, kui võtta turundustehnikat, siis Alko 1000 turundustehnika on õige ja mõistlik. Aga kas on see just nimelt mõistlik Eesti pool ülesse panna? Aga nüüd me paneme 3 punkti vahele, küsime, palju see reklaami ülespanek maksab. Ja kui see maksab toreda summa, muidugi on mõistlik. Ja sina, ma tean, ei ole juba aastaid alkoholi pruukinud. Mitmed aastad sellest saab? Mina olen mitte joov alkohoolik, jah. 22 aastat vist. Räägime veel natukene Valgamaast, et millest need inimesed ilma jäävad, kes siia kanti pole mitte kunagi sattunud? Ma ei oska sulle öelda, tähendab, et see on ainukene koht, kus ma välja magan, näiteks mina. Tähendab, see on minu laiuskraad. Siin mul on hea olla. Tähendab, et kes siin ei ole nagu käinud ja kes nagu ei otsi seda sisu sellel asjal, see jääb ilma hingelisusest, see jääb ilma sellistest asjadest nagu ütleme, õlatunne, mitte ära tegemine rõõmu pärast, tähendab alati materiaalset tasu, mitte saamata. Inimesed, siin on natuke teistsugused inimesed. Me nagu naljaga pooleks nimetame ennast mägede poegadeks. Et natuke teistsugused on, natukene teistsugune. Me oleme alati arvestanud, et meil on kõrval naaber, me oleme alati arvestanud sellega, siin on rahvaste paabel, eks ole, siin on 1 000 000 rahvust, me oleme arvestanud siin integratsiooniga,
Nii et me oleme karastatud ja harjunud, et kindlasti inimene jääb sõprusest ilma, kes siin ei ole käinud. Ja tegelikult ma tean, et sulle väga meeldib päikese käes lesida. Sa oled üks kuulsamaid rannahunt, kui sa Pärnusse satud, kuid Eestimaa ilm ei ole seda sel aastal ju võimaldanud. Kuidas sellise jume oled peale saanud? See on Viimse rand. Aha. Kõik 2 tundi kõhuli, 2 tundi sellili ja ongi rohkem päevitada aega pole. Suured tänud, Märt, et sa leidsid aega saatesse tulla ja ma loodan, et sa ühe looga veel rõõmustad meie Eestimaa inimesi. Igal juhul soovin sulle ilusat suve. Meie aga läheme siit stuudiost Valgamaa militaarteemaparki. Vambala Paavo käis seal juttu puhumas.